ja anname sõna üle Andresele, kes on Tallinna Strateegiakeskuse digitaalse kaksiku projektijuht. Ja Andres, sa võiksid meile siis rääkida, mida teie digikaksiku suunal teete ja miks üldse digikaksikud linnadele võiksid olulised olla? Hea küsimus, ise tahaks ka teada. Sellised rõõmsad sõnumid hommikul siin kohe, et kõik nagu aru saime on siin avalikust sektorist ja et kui AI hakkab meil nüüd hankeid tegema, põhimõtteliselt võime koju ära minna ja suurem osa meie muredest ja päevaprobleemidest on teha mõni hange. Digikaksikutest see on ju natuke selline moesõna, uudissõna meil digikaksik. Erinevate inimestega rääkides, mis see digikaksik on, siis siin samamoodi vastata küsimusele, et milleks meile digikaksikud, jällegi üritaks korra aru saada, mis see digikaksik on ja mis see meie jaoks esiotsa siis Tallinnas on. Digikaksikust räägitakse, aga vahepeal jääb tunne, et ta on nagu selline lumeinimene, keda just nagu on näinud ja siis mõned hullud ütlevad, et päriselt ongi näinud. Kahjuks ma pean ise ennast üheks selleks pidama, et olen seda digikaksikut näinud või minu vaimus ilmas ta vähemalt kuskil eksisteerib. Aga jah, teda tegelikkuses niimoodi defineerida on päris keeruline. Selline pikem definitsioon, mis digikaksiku konsortsiumi poolt siis edetavasti, et kõik juba teavad seda põhimõtteliselt peas definitsiooni. Võib-olla mis on huvitav selline aspekt siin, selle definitsiooni juures, kes ei ole digikaksikutega varem võib-olla kokku puutunud ja ole nii palju mõelnud selle peale, mis on digikaksik, siis siin kuskil ei ole mainitud kordagi 3D-d. Kuidas meie oleme defineerinud enda jaoks Tallinnas selle digikaksiku? Erinevates piirkondades, erinevates linnades, organisatsioonides vaadatakse seda natukene erineva nurga alt, mis on ka täiesti õige, sest et erinevad vajadused on. Akadeemilise sellise lühikese või sellise odava, kerge definitsioonina on see, et ta on selline digitaalne replika. Koopiat teha meil tegelikult ei ole võimalik, seal on erinevad füüsikalised piirangud meil, aga meie oleme enda jaoks seda mõtestanud kui sellist tehnoloogiate kogumit, mis toetab targa linna toimimist. Ülesandeks on valida õiged tehnoloogiad, mis on piisavalt küpsed ja mis siis täidavad tavaliselt ühte kahest eesmärgist, kas aitavad tõsta efektiivsust mingisuguses töölõigus või teenuses, mida me linnas pakume, või loovad uut väärtust, mida varem ei olnud võimalik ilma tehnoloogiata teha. Ja kolmanda on tegelikult mõnikord on nice to have asjad sellised, mida on lihtsalt kihvt, et on olemas, et ikkagi meil on siin tegemist inimestega, mis tähendab seda, et esteetikal on ka oma roll mängida. Ja siis ma ikka tahan üle rõhutada seda, et meie jaoks 3D ei võrdu digikaksik. See analoog on BIM-i maailmaga tegelikult, ehk et 3D hoone mudel ei tähenda veel BIM-i, vaid see on selline kontseptsioon, laiem kontseptsioon. Ja selle on kindel põhjus, miks ma seda niimoodi rõhutan, sest et 3D üksinda on vähe neid, või ütleme niimoodi, et ta ei suuda luua nii palju väärtust, kui tema selline andmevoogude, andmete rakendamine linnaprotsessides laiemalt ja seal ei pruugi alati olla sellist visuaalset komponenti. Näiteks on digilugu, meil kõigil on digiloos kirjas mingisugused andmed meie kohta, mille järgi teoreetiliselt saab tegelikult juba kokku panna profiili ühest inimesest ja mis on unikaalsed profiilid tegelikult. Ja linna kohta kehtib sama. Ja siis siiski ja selles loos see visuaalne osa on jällegi tähtis. Ta saab selle enamjagu tähelepanu, aga selleks, et jõuda selle väärtuseni, mida see visuaalne osa saab luua, on meil vaja läbi käia tegelikult üks pikk teekond erinevate tehnoloogiatega ja nende visuaalide tegemine on tihtipeale kõige lihtsam osa, kui on olemas head andmed, kui on tehtud hea eeltöö, on andmevood üles ehitatud.
jah, aga samas on loogiline, et kuna meil semantiliselt ei ole ajus tegelikult definitsiooni digikaksikule varasemalt olemas olnud selliselt, siis see 3D loob meile mingisuguse arusaama sellest, mis see võiks olla. Nii et see on ka loogika. Ma ei ole oma ajast väga teadlik, et on ole hea märk, väga üle panen. Ja siis sellised püstitatud eesmärgid, et me siis ei teeks siin linnas lihtsalt 3D-d või digikaksikut, sellepärast et see on äge. Midagi äge on teha ka, ma ei saa vastu vaielda. Eriti tehnoloogia nohikuna. Esimese eesmärgina on siis see, et meil on mingid protsessid, meil on vaja hoida kokku ressursse või meil on, ütleme, see ressursse vaja kasutada säästlikult. Ja siin on sellise ühe esimese visioonina on see, et tehnoloogia tuua appi tegema neid tegevusi, mida täna tehakse rutiinselt niikuinii. Linna peal käib iga päev 10 ametnikke, monitoorimas, järelevalvet tegemas, inspekteerimas erinevaid objekte. Näiteks on teekatte seisukord, teeaugud. Aga meil on olemas kaugseire meetodid, laseskanneerimine, fotod nii satelliitidelt, lennukitelt kui ka tegelikkuses kõigil on telefonid taskus ja seda infot liigub ka näiteks läbi sotsiaalmeedia, mida isegi vahest kasutatakse teatud andmete kogumiseks. Ehk visioonina, et linna peal rutiinseid tegevusi tegemas enam ükski linnaametnik ei käi. See on üks selline eesmärk. Teine on siis kvaliteetsed otsused, mis on ka selline, tundub vahepeal moesõna, et muidugi teemegi ainult ju häid otsuseid ja andmepõhiseid otsuseid. Siin me saame digikaksikuga aidata seda, et me saame läbi mängida stsenaariumeid virtuaalselt. Et proovida, et mis juhtub, kui teeme ühtemoodi, mis juhtub, kui teeme teistmoodi. Toon näite ka selle kohta, et siis näidata. Ja siis kommunikatsiooni osa. Ja võt siin tuleb abiks hästi selline 3D või virtuaalreaalsus, liitreaalsus, mixed reality. Ja see on just, et kui meil on tehtud mingisugune otsus, ehitada kuskile linna üks maja, siis ma selle juurde ka ilmselt jõuan. Just, et seda näidet kirjeldada, et kuidas siis sellist efektiivsemalt kommunikatsiooni teha avalikkusega. Aga see haldusosas siis, ühe näitena, ma olen siia valinud sellised võib-olla natukene reljeefsemad, unikaalsemad näited. On näiteks selline, kus meil Tallinnas on reklaamimaks, kui panete välja kuskile enda pildi koos numbriga, siis selle eest tuleb tasu maksta. Ja kui see on deklaratiivne maks, ehk meie järelevalveametnikud käivad vaatamas, et kui on uus reklaam ilmunud, kas see on deklareeritud ja sellest on maksud makstud. Mis tähendab seda, et tegelikult peavad ka ametnikud käima kogu aeg linna peal niimoodi ringi. Asendasime selle siis, tegelikult meil oli 3 sellist üsnagi tippklassi telefoni, küll mitte Apple'i oma, vaid Samsungi omad ja panime need bussidele, prügiautodele ja ametnike autode endile peale ja lasime treenida tehisintellekti, ehk see on siis põhimõtteliselt saame öelda, et kodus treenitud kratt, kes tunneb siis ära linnaruumis reklaame. Ja lisaks sellele siis ka tänava aukusid, liiklusmärgid ja tänavavalgustus ka, et siit pildi pealt on nad kenasti näha. Jah, põhimõtteliselt on kogu aeg selline järelevalve siis automaatselt töötamas. Võt. Ja siis mõned asjad veel halduse puhul näiteks huvitavamana oli jalakasurm. Tallinnas on selline probleem, et jalakatel on selline haigus, mis siis kuskil suve keskpaigas hakkab umbes ilmnema, hakkavad jalakad alguses vist ladvast minema kollaseks ja need on vaja kaitsepookida. Aga jällegi selle jaoks, et tuvastada, kus kohas haigus levima hakkab, on vaja kellelgi minna ja tegelikult vaadata või leida üles, kus see probleem on. Ja siin me siis katsetasime satelliidi andmeid. Ehk
saame piisava tihedusega, piisavalt kiiresti, detailsusega indikatsiooni, et vot see võib olla piirkond, kuhu pöörata tähelepanu. Ja näited siis efektiivsuse kasvust. Simulatsioonid, siin on Green Twinsi, et kuna TalTechi korraldatud üritus ka siin, siis kindlasti tahaks Green Twinsi mainida. Tegelikult on ka väga hea näide, mina ise olen selle projekti üle küll võrdlemisi uhke. Ehk mis siis juhtub, kui me midagi muudame linnalooduses? Green Twinsi puhul oli siis tegemist simulatsiooniga seda, et istutame puu, millist keskkonnamõju see avaldab. Aga selleks, et virtuaalses maailmas digitaalselt kujutada puud, siis tegelikult see on ootamatult raske ülesanne. Palju lihtsam on virtualiseerida tehisobjekte, maja, teed, mingisuguseid autosid kas või autodisainis, aga loodus on nii palju loomingulisem, et leida seal tegelikult üles see reeglipära, mismoodi me seda saaksime digitaliseerida. See on päris keeruline. Soovitan käia Tallinna Botaanikaaias, Olev Aabner teeb väga häid tutvustusi seal, et minu jaoks oli ka see üllatus avastada, et näiteks, et vist arvatakse, et maailmas on umbes 90 000 puuliike, aga nendest 75 000 on kirjeldatud tänaseks. Aga see on hinnanguline ja need ka muutuvad ja see on päris keeruline maailm. Ja siis simulatsioonid veel juurde mainida. Vanalinnas tahetakse kaubikud vanalinna osast välja saada, et asendada need pakirobotitega, teha siis siia üks keskne huub, kust kohast neid pakke laiali veetakse. Et siis selle simulatsioonid läbi mängida, kas see on võimalik. Kriisiolukorrad muidugi ja Kuumasaarte teema ka. Ja siis kommunikatsiooni näide, et kuidas me tutvustame näiteks linnaplaneeringuid. Täna tutvustame niimoodi, nagu see ülemisel parempoolsel pildil on. Ja siin samas ruumis tihtipeale siis tehakse selliseid kaasamiskoosolekuid linnakodanikega ja küsitakse linnakodanike käest selle parempoolse pildi järgi, et mis te arvate sellest hoonest siis? Kas teeme selle või mida me muutma peaksime? Eks need tagasisidet siis ongi, et mulle ei meeldi. Arhitekt ka, kahju, aga mis me siis muudame, et see tagasiside ei ole väga sisukas. Ja, aga siis, et kommunikeerides seda sel moel, see on siis ERR-i näide, see ERR-i Rahvusringhäälingu uue hoone näide, siis inimestelt on võimalik saada juba sisukamad tagasisidet, et neile ei meeldi, et ma ei tea, mingisugune nurk on liiga kõrge, mahud on liiga suured ja nii edasi. Loomulikult seda lugu ma siin väga palju praegu lihtsustan, üks planeeringu protsess on oluliselt detailide rohkem. Aga jah, põhimõte selles on merevisioon ja ühistranspordi ja planeerimise juures samuti neid kasutada. Ma näen, et sa tõusid püsti, et see on mingi vihje. Okei, ma arvan, et ma tegelikult olengi viimase slaidi juures, aga see on kõige rohkem on siin. Jah, lihtsalt selline tehniline arhitektuur, et kuidas me oleme selle siis enda jaoks niimoodi lahti ja mõtestanud ehk. Et moodsad tehnoloogiad, mis on küpsed piisavalt, mida me kasutusele saame võtta, toovad meile andmed efektiivsel moel, teeme mingit andmemaagiat, mis on ka omaette teadus ja siis tekib selline nagu otsuste tegemise kohta siin, et kui juhid kuulavad, et siis varem oli see user interface'i osa mul ära, oli ainult artificial intelligence osa, siis tekkis selliseid natuke kulmud läksid kippra, et kus siis need päris otsused tehakse. Aga jah, siis need rakendused tekivad. Ja siis selleks, et saada päriselt digikaksik, mitte jääda selle digitaalse varju juurde, siis meil peab olema mõju tagasi loodusesse. Ehk kui me teeme mingisuguse otsuse, peab see olema tagasi loodusesse. Fooritsüklite juhtimine on näiteks siin kõige lihtsam. Kui me analüüsime liiklusvoogusid, vaatame, mismoodi need fooritsüklid oleksid kõige efektiivsemad, laseksid kõige rohkem liiklust läbi, siis sellel peaks tekkima ka võimalus neid fooritsükleid tegelikult muuta. Mina tänan. Suur tänu, Andres. Aplaus.
me oleme küll natukene ajast maas, aga ma siiski, suur tänu ikka meiega, annaks siiski võimaluse küsida ühe küsimuse vähemalt siit publikust. Andresele. 16 sekundit pidi ootama eestlastega. Just, tolerants vaikusele. Nii, palun. Ma küsin, kas need veeaugud ja liiklusmärgid, sellest te kasutasite mingit olema tulevad tehnoloogiat, kes piloteerid seda mõnelagavatuska kuskil? Ja tegelikult neid on päris mitmeid ettevõtteid, kes sellist lahendust teevad, et seal on nüüd kaks osa tegelikult sellel lool. Üks on see, et me kaardistame selle olukorda, kus me saame siis täpsed andmed, asukoha andmed, suurused. Teine on siis see, kus me kasutame sellist odavat mobiiltelefoni tehnoloogiat, mis siis on masinnägemisega, aga sealt me tegelikult ei saa seda asukohta ju väga täpselt kätte. Nüüd konkreetse mobiiltelefoni tehnoloogiaga neid pakkujaid tegelikult ei ole üldsegi nii palju, kui võiks arvata, sest et see lahendus ei ole iseenesest ju nii keeruline. Jah, see oli pilotprojekt, aga oleme jätkamas seda niimoodi, et minnes nüüd ikkagi hankesse ja nendel oli platvormi lahendus, liiklusmärgid ja Pluto Map oli see, kellega meie koos töötasime üks Taani ettevõte. Ja liikluskorraldusvahendid ja augud ja need tänan valgustus, aga siis me küsisime kohe juurde, et me tahame reklaamikandjad ka. Ehk siis see nii-öelda treenisime koos. Mul olen see vastus. Väga hea. Ma ei saa jätta küsimata selle küsimust, vaatan küll aega, aga ikkagi proovin ära mahutada. Kas sa räägiksid natukene sellest protsessist, kuidas te leiate tegelikult selle rakenduse või valdkonna, kuhu seda üldse minna katsetama, sest mõnes mõttes võib tunduda, et digikaksiku arendamine on lihtsalt tehnoloogiline protsess. Sinna juurde tuleb ka kõike seda, et üldse aru saada, mis on see probleem, milliste protsessidega üldse peab toimetama. Kuidas see protsess teil linnas käib? Mikriga võtma antakse lihtsalt lauaga. Jaa, see on hea küsimus nüüd, siis see võtab küll aega, et vastata. Ma mõtlen, mis lühikene vastus võiks olla, et see on väga asjakohane küsimus. Et tõepoolest, see on üks väljakutse, et kuidas me nende tehnoloogiatega päriselt protsessi jõuame, et nii on protsessi integreeritud väärtuslikul moel, ehk et nad seda ülesannet täidavad, mis on neil antud. Jah, protsessid ise muutuma on oluliselt keerukam. Kuidas me neid leiame? Üks asi on see, et tutvustades neid tehnoloogiaid, umbes samasugustel üritustel, aga teine on ju see, et digiteenistusse ikkagi meile pöördutakse mingisuguste probleemide ja ülesannetega, mingi väljakutsetega, mis vajavad siis mingis etapis lahendamist. Aga jah, me ei saa öelda, et meil oleks juba paika pandud protseduurid, et kuidas me tegelikkuses linnateenustesse see tehnoloogia niimoodi sisse toome. Ja see kindlasti on üks väljakutse ka. See väljakutse, see kõige raskem osa on midagi see, et inimesed peavad oma harjumusi muutma, aga kes seda teha tahaks. Suur tänu veel kord. Üks küsimus Zoomist hästi kiiresti. Ja, nii. Ma arvan, et see on väga oluline küsimus, et kas digikaksikud on midagi, millega väiksemad KOV-id võiks tegeleda või on see siiski kõige suuremate pärusmaa? Ja suurepärased küsimused. Väiksemad KOV-id kindlasti peaks tegelema. Ja see on kõige lihtsam tegelikult väikesematel KOV-idel sellega alustada. On olemas piisavalt teenusepakkujaid platvorme, kes oleksid võimelised seda pakkuma. Ma tean seda, et on korra aruteluks olnud ka TalTechi juures siin, et sellist ärimudelit just luuagi, mille target grupp või sihtgrupp oleks siis väiksemad omavalitsused. Seepärast, et kõik tehnoloogiatootjad vaatavad suurte linnade, riikide poole, sest seal on see raha. Aga tegelikult, kui sa teed sellise lihtsa lahenduse ja sul on palju neid kliente, see on see Blue Ocean, sinise ookeani strateegia, ehk seal ei ole teisi haisid veel neid kliente jahtimas. Nii et kindlasti ja väiksemad omavalitsused ma julgeks arvata, et peaksid kindlasti mõtlema selle peale, see annab efektiivsuse võidu tegelikult tehnoloogiat, mis on nii-öelda pakitootena kohe kasutusele võtta.